Oleme oma 11. reisipäeva hommikul teinud järsu muudatuse, kui Marko ja Jaan läksid ära. Otsustasime, et tegelikult oleme saanud Budapestist hea ülevaate ja tulime nüüd siia Balatoni järve äärde. Leidsime ühe väga ägeda koha, kämpaala ja meil on selle kohaga veel vedanud, et siin on ka samal ajal mingi spirituaalne festival, et siin saab äge olema, söögikohad, särgid-värgid, järve täiesti kaldal, vaatame, kauaks me siia jääme. Igal juhul tundub esialgu, esmamulje on äge, üsna suur kämpaala on see, valisime omale koha välja, nüüd pakime jälle oma autokese lahti ja siis suundume juba siin kohapealset elu uudistama ja tegema. Saab äge olema. Parkisime auto ära, sellisena kohakene, siia ette teeme lahti selle oma markiisi ja paneme vaiba ja kõik selle ala. Tegelikult on hullult meeldib see, hullult on vist mu see parasiitsõna juba, aga et meeldib, kus on hekka satatud niimoodi, et on mingi konkreetne piire, et kohe näha nagu, et see on ikkagi siuke spets ja mõnus koht. Ma ei teadnudki alguses, et siin selliseid on. Õnneks kaardi pealt leidsin. Aga nüüd, kuna meil sealt Budapestist tuli see äramineku mõte jube järsku, et seal oli ka varianti, kas lahkume täna või siis oleme veel 2 ööd, sest tasuta ööd poleks saanud raisku lasta. Ja kuna ta oli kallis koht, siis mõtlesime, et me oleme tegelikult linna peal käinud, et 2 tretti, et tegelikult sellest täiesti tundus piisavat ja nüüd siis ära tuleks sai lihtsalt nii järsku, et me pidime tunni aega olema sealt läinud, check-out'i aeg oli käes, läksime niigi 20 mintsi üle ja siis lõppes sellega, et asjad on autosse ruttu ära pandud, nüüd võtab aega lahti pakkimine, aga läheme vaatame ruttu, kas kohalikus poes on midagi võtta või mitte, sest tegelikult me peame süüa ostma natukene autosse. Vähe võitu on, aga kui siin on kõik koha peal elementaarsed asjad olemas, siis võib-olla ostame siit väljast omale süüa ja siis hakkamegi juba autot pakkima. Vot nii, kiire ülevaade. Saime oma laagri siis püsti siin uues kämpaalas, kus me oleme, nagu taustaks kuulete, on meil igavesti äge muusika. Tuli välja, et me sattusime siis siia samal ajal, kui siin kompleksis on Tantera festival või midagi taolist. Küll trummid mütsuvad ja siis käib siuke muusika, ma ei tea, ma loodan, et on kuulda, aga taustaks, aga igatahes suhteliselt äge tundub. Nüüd võtame vaikselt suuna sinna poole, et lähme vaatame selle ala läbi, kus vetsud, kus dušid, jalutame koerad ära ja siis teeme sellise lükke, et lähme Balatoni järve ujuma. Kas me ka ujuma jõuame, see on omaette küsimus, aga vähemalt on plaan selline. Lisaks Balatonile on siin ka teine järv, mingi kalajärv, kus ujuda ei tohi, aga kalu pidi palju olema. Vot selline värk. Siin on ka kalarestoran. Ei tea, kas need on sealt pärit kaladest tehtud või peab uurima, võib-olla lähme isegi sööma. Päev on nüüd sealmaal, et lähme ujuma. Siin plats läheb järjest rohkem rahvast täis. Kõik saime vist tõenäoliselt õigel ajal veel, et võib-olla kui oleks homme tuld või ülehomme, siis vabu kohti polegi. Siin siis igal pool on sellised töötoad või mingisugused, ma ei tea, mis asjad siin toimuvad, sügavale hinge pugemine. Igatahes teeme väikse tiiru siit ja läheme otse siis järve äärde. Järv tundub igavesti suur, saab näha, mis ta tegelikult on. Korraks piilume siia telki sisse ka. Otsas saab paremini, piilume natuke telki sisse, kus see tümps kogu aeg tuleb. Ei julgegi pikalt filmida siin inimesed mattidel. Mis nad ütlesid, mis selle
festival on spirituaal. Aga noh, siin olid tantra, mingid telgid ja sildid, et eks ta põhimõtteliselt meie mõistes tantra festival on, aga ikkagi siuke väga suurel alal. Aga vaatame, jalutame natukene järve poole ja kuidas vesi tundub. Öeldi meile valvelauast, et 21 kraadi saame näha. Nii, raudtee alt siis läbi põhimõtteliselt ja järv paistab, aga millise ala peale üldse tohib minna või kust sinna saab, kohe hakkame uurima lähemalt. Osa sellest alast pidi olema tasuline, praegu on kassad vähemalt kinni, tundub, et saab tasuta minna, aga hästi korda tehtud ala on see. Vaatame edasi. Tundub, et hooaeg on siin läbi. Kõik puikad on üldjuhul pigem kinni, piletiraha ei tahetud. Et see on küll pull mõnes mõttes, et see on küll ilusti hooldatud, mõnes mõttes loogiline, et siis on tasuline, aga no pole ennem kuulnud, järve kallas tehakse tasuliseks. Aga siin pidi nii olema. Täna õnneks mitte. Muidu siin tunduks igavesti äge chillida suvi läbi. Või on siin suvel just liiga palav. Praegu igatahes on siin väga mõnus olla. Päike paistab, 25 kraadi vähemalt sooja. Nüüd peab vaatama, kas ja kus kohast vette pääseb. Väike promenaad siia tehtud järve kaldale. Tegelikult oleme praegu siin ülemises otsas ja siis lõunapoolsel küljel. AI ütles igatahes, et lõunapoolsel küljel on ägedad kämpingalad. Noh, me saime suht ägeda kämpingala, äkki oleme lõunaküljel. Ujumine ka nüüd tehtud siin, esime mõlemad silkuga vees ära. Muidu oli kõik väga tore, vesi on suht soe, ikka kindlalt üle 20, midagi öeldi 21, aga tegelikult ma kahtlustaks, et on rohkem. Ainukene mure on see, et sügavaks ei lähe. Ma ei naljata, kui ma ütlen, et ma kõndisin siit kaugemale või et siin läheb aeglasemalt sügavamaks kui Pärnus, ehk teisisõnu, siin ei läinudki sügavaks. Ei saanud kordagi nii, et juba ujukateni vesi tuleks, et ainukene võimalus viska kõhuli või selili ja ongi kogu moos, rohkem variante ei ole. Sille mine näita nüüd, kui sügav seal vesi on. No okei, natuke läheb sügavamaks. Aga jube ühtlane on see põhi selles suhtes, et siin praegu vähemalt siin kandis on küll täiesti madal vesi. Ujuda poole võimalik, aga muidu on väga kena, ilus, rahvast palju ei ole, üksikud siin peesitavad, väljas on jumala soe, täpselt siuke paras, ei kõrveta, ei ole külm ja tuul natukene liigutab õhku, et siuke väga viis. Käisime siis riietuskabiinis ka riideid vahetamas ja noh, ütleme nii, et siin on tükk tegu, et siit sisse mahtuda. Minul läks ikka kõht täitsa vastu sinna, kõht ja selg. Aga ju see on peenematele mõeldud. Tulime siis inspekteerima siinseid duširuume, WC-sid. Eks rahvast käib palju. Seetõttu on see märg. Dušide juurest jalutame siis edasi need karavanmajad, mis on nende enda omad, mida nad siis välja rendivad siin. Nagu karavanparkides ikka tihti, majakesed ja karavanid. Et neid on ka siin pakkuda üsna omajagu. Võt niimoodi reas. Ja siis lisaks karavanidele on siuksed majakesed, mis on ka mõnes mõttes hästi traditsioonilised. Noh, siin on küll puiduga üle löödud niimoodi, aga hästi tavalised. Need on siuksed 2 või 3 toalised üldjuhul. Koos köögiga, et 2 väikest magamistuba võib olla ja siis on elutuba köök.
Vot selliseidki. On neid omajagu. Leidsime veel ühe huvitava sõiduriista. Ei teagi, kas mootor peaks ka olema. Beebi istub seal ees. Sille väidab või tegelikult mina arvan, et seal käib loom, koer ja siis sõidab ise inimene seal taga. Tantra festivali õhtu on kätte jõudnud. Igas nurgas tiksutakse kusagil, rahvas käib ja on. Panime ka oma väikesele istumisele siin tulekeset külge, lõime ka siis siukse natuke hubasema nurgakese äkki, et pole küll kellegagi enam täna siin istuda. Kaila läks pojaga magama, aga ilus ikkagi. Et vaatame, kas saaks kuidagi selle niimoodi käima. Need tuled annavad minu meelest palju juurde, teevad istumise hubaseks, et saaks neid kuidagi hästi lihtsalt siia külge, et ei peaks nii kaua pusima, nagu ma praegu leiutasin, kuidas neid siia panna saab. Aga tõenäoliselt siin südaööni me seda mussi ja värki kuuleme ja suure tõenäosusega inimeste suminad öö läbi. Võib-olla ei jäägi kauemaks. Täna just arutasime siia, et võib-olla liigume juba homme mööda järve natukene allapoole, sest ainult 5 kiltsi allapoole peaks jääma kuurort mingisugune. Kui see tundub huvitav, võib-olla oleme ühe öö seal ja siis peame hakkama vaikselt kodu poole sõitma, sest plaan oli minna läbi Bratislava. Kas sinna jõuan või jõua, see pole omaette eesmärk, aga kuna kodutee on läbib või ümber või Bratislavast mööda, siis me igal juhul hakkame kodu poole liikuma, et jõuaksime kusagil 16, 17, hiljemalt 18 september koju. Tere hommikust! Käes on reede, meie reisi siis 12. päev. Oleme siin Balatoni järve kaldal esimest ööd, suure tõenäosusega ka viimast ööd. Sellesse kohta me päris kindlasti ei jää, sest ma ei tea, kui palju on taustalt kuulda, aga lärmi on siin hullu moodi selle Tantra festivaliga. Ja põhitümakas tuleb õhtul, kui neil on mingisugune pidu või asi seal suures telgis. See lärm iseenesest polegi nii hull kui see bass, mis siia muusikaga kostub. Et ütleme nii, mul on auto esiklaasil on kaamera, mis hakkab piuksuma või sükest häiret andma, kui kusagilt kas hästi kõvast august või mingist mütakast läbi sõidad. Ja eile esiklaas niimoodi vappus siin tümakast, et see andis kogu aeg häiret, nii et päris huvitav oli. Mind nii palju see võib-olla isegi häirinud, Sille oli sellest väga häiritud, tema ei saanud üldse magada, aga õnneks peeti sõna peaaegu õigel ajal ehk kell 11 öeldi kohaliku aja järgi tümakas lõppeb, 11:30 lõppes. Aga ikkagi teist sellist tööd me endale ei taha. Seega läheme natukene, sõidame 5 kuni 20 kiltsi siin veel mõned kohad järve kaldal üle. Ja kui seal tundub midagi väga toredat, kus me tahame olla, siis me peatume seal ja jääme ööseks. Kui ei, siis hakkame kodu poole sõitma ja läheme sihime Bratislavat, aga pole päris kindel, et seal on sükest mugavat kohta, kus me saaksime peatuda ja käia linna uudistamas. Aga päev on ilus, päike paistab, hommikul oli suht jahe, 14 kraadi, kaste oli maas, päeval lubab 25, eile oli 25, seega kurta pole millegi üle. Tegelikult sellised hommikud iseenesest meeldivad.
asjad said meil nüüd pakitud. Seal Tantra festivali kämpingus tulime kõigest 2,5 kilomeetrit edasi allapoole. Vaatame siit uut kämpingut. Praegu siin tulime ekskursioonile. Tundub päris suur olevat ja korralik teed ja värgid, särgid. Nii korralikus võib-olla me polegi see reis vist olnud kusagil. Lähme natuke piilume, isegi näitab restorani siin koha peal olevat, et bassein Sille juba leidis ta Palatoni üles. Et see järve kallas on siin, kus need kämpaalad on küll väga korralikult kõik hooldatud, tehtud. Mõnus on käia, vaadata. Ma ei tea, kas siin on vesi või natuke sügavam ka või ei ole, aga muidu on väga madal vesi oli seal. Ja siin siis väike kohalik bassein sellel kämpaalal. Tegelikult väga lahe, kui sükke asi on olemas. Omaette küsimus, kui soe see vesi on, kas lähed katsud vee ära või? Nii. Lapsed on sees, aga laste järgi ei saa seda võtta kunagi, kas on soe või külm vesi, sest nendel vist käib kõik. Vot, et tundub soojem kui eilne järv, mis on muidugi väga positiivne. Jälle pluss kaardid selle koha kasuks, miks mitte siin olla. Ja siis lõpeb nüüd kämpaala ja siin hakkab siis avalik rannaala. Kõik on hooldatud, mõnus, ilusad, isegi luik on siin väljas. Aga tundub, et vesi on väga madal, sest igasugused poid ja asjad on väga kaugel. Peab tulema ujuma. Me läheme, käime, küsime tingimused ära ja siis suure tõenäosusega käime Lidlis ära. See on siit veel mingi 15 kilti või natuke rohkem allapoole. Vaatame veel ühe kämpa ära ja siis otsustame, kus me jääme. Suure tõenäosusega me jääme ikkagi täna ööseks Palatoni kaldale, õnne? Nagu näha on, siis Sille on väga jutukas meil kaamera ees. Noh, nagu mina umbes. Mul ei ole mikrofoni. Jah, tal ei ole mikrofoni küljes. Ei saa mikrofoni sellepärast panna, et pojakene leiab kohe uue asjana, et võtab ära selle. Ja siis, kui seda mikrit kogu aeg katsuda, siis ei jää kõige parem heli sinna. Oleme siis kohale jõudnud oma teise Palatoni järve kämpalasse. Juba sisse seadnud ennast õrnalt kiirelt. Tegelikult oleme ainult 2,5 kilomeetrit eelmisest kohast ja see on lihtsalt super koht. Eelmisega võrreldes veel parem. Vaade on sama ilus, kõik on hästi. Siin on meile jälle väga privaatne nurgakas, saime kohe esimese koha täiesti järve kaldal. Teisel pool aeda on kohe promenaad ja kallas ja siis ala on hästi suur, teeme kindlasti, proovime teha droonivideosid. Mõnus soe tuul paitab keha, nii et super avastus, võtsime praegu 9 ööksele, aga mine sa tea, äkki jätame Bratislava ära ja tuleme ja jääme siia teiseks ööks. Olime ka eilsest kohast väga vaimustatud, plaanisime mitmeks ööks jääda, seetõttu ei julge öelda kindlalt, et jääme 2 ööks, vaatame hommikul, mis seis on, aga praegu on väga tore, vaikne, mõnus, väljas on 28-29 kraadi sooja, päike paistab, istume autoga tekitatud vilualas, katus on meil juba pea kohal ja soe tuul siis, nagu juba sai öeldud, vuhab siin, et eelmine koht oli tuulevaikne, siin on tuul, väga mõnus igatahes. Varsti läheme ekskursioonile, mis siin kämpingalas on, siin on oma restoranid, oma värgid. See on see koht, mida siis ütleks niimoodi, mida sai otsitud ja mida sai loodetud, et vähemalt kui praegu ei saa, et tuleb Itaalia reisile, äkki leiame seal selliseid mõnusaid suuri kämpasid. 45 € maksis see kämpaala. Sille, kuidas sinu esmamulje tundub olevat? No selle reisi parim. Nii et tasus ikkagi Palatoni äärde tulla? Ja. Öö oli raske? Oli. Öö ei olnud raske. Nad olid tublid. 11 tõesti suur telk pandi kinni, see erapidu sai seal ka poole tunniga läbi, aga poiss ju tahab minna varem magama kõik 8 ajal. Ja nii oli. Ja poiss õnneks tudus ka, mis siis, et see vibra võib-olla natukene käis temast läbi, aga tegelikult koht oli okei, siin tundub see koht on vähe kaasaegsem.
eelmine koht oli ikkagi natuke selline vanaaegsem nii nende alade või siis duširuumide, ehkki me pole siin veel duširuume vaadanud, aga no seal ikkagi need natukene olid ajast ja arust liiga vähe tagasi investeeritud võib-olla, aga see on niisugune korralik koht ja kui oleks juba Itaalias, siis peatuks ka pikemalt sellises kohas tegelikult. Et see oleks niisugune mõnus mõnepäevane puhkus rändamise vahepeal. Aga meie nüüd proovimegi võtta natukene lihtsamalt, Siljal pea valutab, äkki saame peavalust lahti, puhkame täna, võib-olla ka homme ja siis hakkame koduteele minema. Tulime siis väiksele jalutuskäigule siia pargialale. Park on üpris suur. Siis on siin siuksed jälle mobiilsed. Lähme piilume duširuume ja WC-sid. Tulime siis nüüd vaatama neid vetsupoolesid ja duširuume, vaatame, mis siin on. Päris suur ala. Nii, duširuumid, pisuaarid või WC-d ikkagi, ei ole duširuumid, need on WC-d. Siin saad oma habetajada vist. Ja duširuumid. Ei midagi erilist. Ütleme, lapse rattaga on siin tee peal väga raske sõita. Siin on väga kehvasti need või väga vanad kivid maas, mis on sinka-vonka. Ja leidsime siis köögiala. Gaasipliidid kohe siia valmis pandud inimestele, kes soovivad, saavad siin lausa süüa teha. Kraanikausid reas niimoodi. 2, 4, 5, 7 pliiti. Vaatame, mis siit edasi tuleb. Aga teisel pool ei ole midagi. Siin ei olegi. Siin on nõudepesumasinad ja mitte nõudepesumasinad, tavalised pesumasinad ja nõudepesemise võimalus. Ja siis siin peaks olema kohalik restoranimaja. Kohe vaatame edasi. Selline restoraniala siis. Väike, ilus, lihtne. Tundub, et siin käib ka palju gruppe. Ikkagi siin on pandud rõhku, ei lähe. Rõhku pannakse massile. Suur ala ka. Muud moodi vist ei saagi sellises kohas. Kaila, tegid pildi või? Menüüst. Nii. Võtsime menüü siis endaga kaasa ja siis autos vaatame, mis siin pakutakse. Ja siin siis veel siuksed nagu peremajad või mingid natukene suuremad, ei ole päris kämpad. Ja siis on seal veel igavesti mitu siukest suuremat maja seltskondadele tõenäoliselt välja rentimiseks. Siit järjest hakkavad pihta. Põmm, põmm, põmm. Vot niimoodi. Nii et suur ala, tore koht ja see järv tundub ka siuke ilus, puhast, tore. Nii et jalutame ka tagasi. Oleme tulnud siis nüüd kämpaalast välja siia Palatoni järve kaldale. Kallas on iseenesest samasugune, nagu oli ta ka eelmise kämpaalas. Siin 2 tükki poseerivad, üksteisele üks väike rannaline on meil siin. Niimoodi. Ja siis proovime, kas saame vette ka või ei saa. Nagu näha, rahvast väga palju ei ole. Selles suhtes on praegusel ajal reisimine ikkagi mega hea, et ilmad on soojad, päikest on, kõike on, aga tungi ei ole kuhugi nagu, et ikkagi võrdlemisi okei on. Võib-olla mingil hetkel tundub, et rahvast on palju, aga see on pigem suurlinnades vist. Et siin Palatoni lähedal on küll niimoodi, et pigem on elamuskohad juba kinni ja rahvast ei ole, kõik on tühi. Proovime ära, saame vette või ei saa. Tahtsin veel näidata seda, et vaadake siuksed, ma ei tea, kuidas neid nimetada, paadikesi, aluseid või mis iganes saab rentida sealt samasest. Ja vaadake, kui kaugel tegelikult see platvorm on nagu kaldast. Ja seal platvormi juures neid renditakse ja sinna platvormini sa põhimõtteliselt jalutad nii, et sa oled põlvini vees. See ei ole sügavamal.
ja siis lähed rendid endale sellise väikse agregaadi ehk vesi on endiselt siin väga madal. Ujumine meil tehtud, vesi oli supp soe, midagi ei ole öelda. Tulime nüüd merest ära ja siia või järvest, vabandust, proovima kohalikku basseini. No kas on soojem või? On veel soojem. Päev on jõudnud juba õhtupoolikusse. Tegime omale kaasa võetud purgisuppi, lisasime sinna suitsuvorsti ja sea välisfileed, mis oli sügavkülmas kaasas. Hakkame vaikselt sööma neid asju, mis sai kaasa võetud. Siiamaani oleme suht palju väljas võtnud sükest kebaabilaadseid asju ja vähe ise teinud. Nüüd on juba kopp ees nendest asjadest ja peaks tegema midagi. Tere varahommikut, käes on 13. reisipäeva varahommik. Kohalik aeg on 7, Eesti aeg juba 8, nii et pole tegelikult nii vara midagi. Tahtsin näidata natukene pilti õhtusest putukasadust, et praegu on auto küljes ka veel neid natukene järgi, aga me räägime ikkagi, et praegu on neid natukene. Õhtul valguse peale oli niimoodi, et sa kuulsid, kuidas luukide ja akende peale oleks nagu vihma sadanud, tuli neid putukaid. Et see on väike osa, mis on veel päeva peale alles jäänud, aga no selline putukate ralli on sellised naljakad, natuke nagu säässelised, natuke nagu kiili moodi, väiksed kiilid ei saa aru, mis putukatega tegemist on, inimesed tegelikult ei söö, aga tüütu ikka, kui su peale maanduvad. Vot selline kogemus ja issand, kus nad on auto ära määrinud. Issand jumal. Täitsa õudne. Mis asjaga siin kõik koos on? Päris julm. Nii et tundub, et me ei jää siia teiseks sööks. Paneme parem edasi. Ja oleme siis lahkumas siit järve äärest tänu nendele putukatele. Näitan veel kord, kui hulluks need putukad ikkagi auto igalt poolt tegid. Kõik luugipealsed, vot sellised on putukate järjed. Niimoodi, näete. Päris hull. Aga õnneks siin saab vist auto ära pesta. Siin on siuke mõnus väike õuegaraasikene, kus saab musta vee ära anda, kus saab puhta vee asemele võtta. Ja siis nüüd läheb auto pesuks, kiirpesu, ei midagi hullu vast ei ole, see tuleb maha, aga siuke rohekas jääk jääb neist igatahes maha. No vaadake seda stanget, no. Päris hull ju, on ju. Vot nii, aga mis me ikka vingume, lähme edasi. Nii, kiire autopesu tehtud ja nüüd oleme siis tegemas kiiret basseini ujumist ja kohe hakkame siis liikuma pealinna poole, jah? Nagu Slovakkia. Jah, Slovakkia pealinna poole. Ehk hakkame kodu poole liikuma. Teeme ujumise ära ja minek.